Kaamera kvaliteet ei ole just kõige parem, valgustus võiks parem olla, reaktsioonid olid igavad, need ei pakkunud mitte mingisugusel moel huvi. Su videote kvaliteet on nii halb, nagu reaalselt. Nendega on väga vähe vaeva nähtud, emotsioonid su videos 0. Sa oled nii tuim videotes, nagu reaalselt, need on nii igavad, tuimad ja ma ei saa aru, kuidas keegi viitsib neid vaadata. Palju veel jäänud on selle lõpuni. Tuim, igav, sa ei ole arenenud, aga üleüldiselt su videod, need on ikka veel lihtsalt nii igavad, nii mõttetud, et mina arvan, et sinu fännid väärivad midagi paremat. Miks ma peaksin nüüd vait olema? Mina ei tea reaalselt, kuidas sina oled nii kaugele jõudnud enda kanaliga. Mul ei ole isegi pooltki sinu subscriberitest. Sa ei vääri neid like. Su fännid ilmselt ei tea, kui vähe vaeva sa näed enda videotega. Ma olin saatnud fännid kutsi. Mitte, et ma kade oleks. Või mingis mõttes ma ikka olen, sest et mina näiteks panen videotes nii palju rohkem tund alla ja nagu hakka tegelema mees enda kanaliga. Mida sa kuradi istud seal, küsid like, sa ei vääri. Okei, sa saad seekord andeks. Kaua sa neid ikka editid? Ma olen hetkel kokku teinud vähemalt 12 tundi. See on ebanormaalne. Konstruktiivse kriitika vastu mul ei ole mitte midagi näha. Kommenteerige enda mõtteid, arvamusi, mis iganes nõuandeid, kriitikat, vahet ei ole. Täna me räägime siis AOKast. Sest et esiteks me ei ole päris pikalt teinud ühtegi röstvideot. Ma siis kohe ütlen ühe asja ära, et see video ei ole tehtud, et kaitsta Estmasterit. Nagu teada, igal oinal oma kamber. Hei jõu, siin on AOK ja nimelt täna me siis teeme Q&A video. Sellest on päris pikk aega möödas, kui me tegime viimati mingisuguse Q&A video. Ja nüüd need küsimused on küll 2 kuud vanad, aga ega siin midagi liiga palju ei ole muutunud. Ja need on ikka siuksed basic tavalised küsimused. Et alustame. Loksi küsib, mida sa rohkem eelistad, anda taha või saada taha? Kindlasti saada taha, aga mõnikord tuleb ka tuju anda taha. Ei no, algus on palju lubav ja ma lausa isegi ütleks huvitav. Misu Haade küsib Steve versus Alex. Ilmselt Alex, sest ta näeb välja nagu transformer, ehk siis transgender ja ma üritasin naljakas olla. Ja kuni me jõudsime teise küsimuseni, aga nagu esivanemad ütlevad, lootus sureb viimasena, nii et vaatame edasi. Hästi Kelko ütleb, AOK, sa oled hää YouTuber, aitäh sulle. Mis on sinu elu eesmärk ja kuhu jõuda tahad? Mul ei ole otsest elu eesmärk, aga näiteks YouTube'is hetkel eesmärk oleks saada 1000 subscriberit, see oleks väga tore. Hetkel väiksem eesmärk on saada 800 ja hetkel, kui ma rekordin seda, mul veel 10 subscriberit puudu. Nii et ja, Kaisa olen küsib, mis värvi juukseid tahaksid? Ma olen enda tumepruuniga väga rahul. Mitu telefoni sul on olnud? Kõige esimene on muidugi Nokia, siis tuli mul esimeses klassis üks Samsung, siuke väike kats. Siis järgmine telefon oli mul, kõigepealt oli Sony ja siis tuli S7H. Tuli mul iPhone 6. Võtsin enda ema vana telefoni ja varsti ma saan jälle endale uue telefoni. Nii et ja. Mida arvad iPhone'ist? Mulle meeldib, minust väga üleüldiselt kogu operatsioonisüsteem ja telefonite välimus ja nii edasi, mulle lihtsalt kõik väga meeldib. Et ma ise isiklikult eelistan iPhone'i rohkem, kuigi ma olen enamus aeg ikkagi kasutanud Android ja siis ikkagi iPhone on pigem siukene eelistatud. Mis nime endale tahaksid? Ma olen AOK-ga väga rahul. Kui sa mõtled päris nime, siis päris nimega ma olen ka väga rahul. Mul on endal juba sellised segased emotsioonid. Ei oska neid kuidagi väljendada. Aga kus viga näed, seal aita, seal tule ja aita. Selle koha pealt tulebki mulle õnneks appi AOK ise. Pärast mingi 1-2 minutit ma juba tahtsin tegelikult see video kinni panna. Aitäh AOK selle värvilise kirjelduse eest. Aga tegelikult sa ei saa nii tuimalt enda fännidele vastata. Ma saan aru, et sa üritad aus olla, aga selles 2 minuti video põhjal julgen arvata, et mingisugust päikest ega kirgesid paistma ei hakka. Arvestades sellega, et see video on vähemalt 17 minutit pikk. Monster Tanju küsib, kas sulle meeldib Portal? Kui sa mõtled seda mängu, siis jaa, ma kunagi väiksena mängisin seda ja see oli väga lõbus. Sul on tüdruk? Ei, mul ei ole. Kas teeme koos video? Sorry, ei tee väga collab videoid, sest et mul lihtsalt channeli tüüp ei ole selline, mis on siuke collabitav nii-öelda. Mis on su lemmikmäng? Ma arvan, et hetkel on CSGO, sest et ma olen seda nüüd päris palju mänginud. Kas teed promo, kui ma tunnen, et sa oled seda väärt? Kuule, äkki 5 käest ikka saab?
kust tuli nimi Auka või A0GH. Kui ma olin umbes 10-aastane, siis ma sain tuttavaks ühe enda praeguse väga hea sõbraga ja ka klassivennaga, kes põhimõtteliselt hakkas mulle ütlema Auka, mitte minu täispikka nime, sest et lihtsalt see oli nagu parem ja lühem variant. Üks hetk ma mõtlesin, ma tahaks endale mingisugust main nime, mida ma kasutan igal pool endal ja selleks ma mõtlesin Auka, siis ma mõtlesin, et kuidas seda huvitavamaks teha ja siis ma mõtlesin panen U asemel nulli, mille peale ma ei mõelnud on see, et null näeb pigem välja nagu O ja nüüd mulle mõnikord öeldakse retakalt Auka, mis mulle kohe üldse ei meeldi. Jälle targem. Rongijuht küsib, mis gendaamadest arvad ja kas mängid ise ka nendega? Gendaamad, ma ei tea, alguses tundus huvitav nagu mingis mõttes, samas siis jälle väiksed lapsed suutsid sealt nii-öelda ära rikkuda ja siis mul oli endal ka maailnud eriline mingid trikid ja ma lihtsalt andsin kogu aeg klassivendadele sellega mängides, et see olevat päris hea. Mul oli ühesõnaga päris hea gendaama, nii et jaa. Kus sa oled reisil käinud? Ma olen väga palju reisinud, ma olen käinud Indoneesias, Maldiivid, Mehhikos, Dominikaanis, Keenias, issand neid kohti on lihtsalt nii palju. Ühesõnaga, jah, siuksed väga palju eksootilisi kohti. Ja Türgi muidugi, Pariis ja Amsterdam, Hollandis ja väga palju olen reisinud. Kas kättemaksukontoreid vaatad? Kunagi ma vaatasin, aga mulle enam üldse ei istu kättemaksukontor, sest et kuna ma olen nüüd hakanud filme kriitilisemalt vaatama, samamoodi sarju, siis see on mingis mõttes mulle selle sarja ära rikkunud, sest et ma ei suuda hetkegi niimoodi sarja vaadata, et ma ei mõtleks, kui halb see on. Mulle ausalt see kättemaksukontor üldse ei istu enam. Miia Malmets küsib, mida arvad korgijoogist? See on üks väga hea tõhus viis, et saada toetada aborti. Minu arust inimene lihtsalt ise otsustab, kas tema olukorras on see hea mõte või halb mõte. Et minu arust mina ei peaks olema see, kes ütleb, et kas abort on hea või halb. Ja see on ikka kurb, nagu kui mingi laps ei näegi ilmavalgust, aga minu arust see on lõpuks lapse ema enda otsustada, kas ta tahab seda last või. 3 iseloomujoont, mida sa enda juures ei salli. Ma rupendan vahest liiga palju. Mõnikord ma ei mõtle, mida ma ütlen. Ja ma olen vahepeal lihtsalt väga munn inimene ning mulle see väga ei meeldi. Oih, taevas appi. Kuulab siia. Rongijuht küsib, mis gendaamadest arvad ja kas mängid ise ka nendega? Ei no, see köie otsas pall meenutab mulle mu eelnevaid mänguasju. Rumalamad lapsed taavad palli ja jooksevad nagu lambad, aga mina jalutan enda palli köie otsas. Kus sa oled reisil käinud? Ei no, ega ma Aukale ka nüüd alla ei saa jääda. Olen käinud Hiiumaal, Muhu saarel, Saaremaal, Mandri ääres, Pärnus ja muidugi ka Eesti-Läti piiri ääres. Ei no, teate küll, loodus on tõesti ilus. Kas kättemaksukontoreid vaatad? Ei, minu elu iseloomustab rohkem suletud uste taga. Miia Malmets küsib, mida arvad korgijoogist? Ei no, arvestades Eesti standardiga, siis see võiks lausa rahvajook olla. Toetada aborti? No, mul isiklikult endal on küll ette tulnud juhuseid, kus on mõne olendiga kokkupuutel on tõesti tundunud antud protseduur hädavajalik. 3 iseloomujoont, mida sa enda juures ei salli? Ausalt öeldes ma ei tea ühtegi joont, mida ma ei salliks. Aga praegu jääb mulle su videos selline mulje, nagu sa teeksid reedese koolipäeva viimasel tunnil kontrolltööd. Ja kõik, mis sulle nüüd vaid pähe mahub, on see, millise maja sa koju jõudes sõpradega Minecraftis ehitad. Nagu võta ennast tõesti kokku, mees. Isegi reede õhtul, kui peale pidu küsib mu kivis sõber mult, kas täna on teisi või kolmapäev, isegi siis suudan ma talle innukamalt kalendripäevad lahti seletada, kui sina oma videos nendele küsimustele vastata. Kes on su lemmik Eesti YouTuber? Minu arust Loksi FF Kaspakon küsib siis, et kas sa oled kedagi keppinud iga päev? Kas sul on lemmikloom? Ja mul on kass, mul on kalad, õel on siis merisiga. Kas Nokkusaarel on tore elada? Väga. See vastus oli juba enam-vähem. Siinkohal ma sooviksin tänada FF Kaspakonid ennast, et ta tuli nii arukate ja sümpaatsete küsimuste peale. Nüüdseks hakkas mul juba nii igav, et tegin Aukale endale lühikese video. Puhtalt õpiedukuse eesmärkidel. Nautige. Monster Tanju küsib, kas sulle meeldib portal? Igav. Sul on tüdruk. Ja sa võid öelda mulle, et ma vanetan. Kas teeme koos video? Mis te arvate? Teeme ära või? No teeme ära. Mis on su lemmikmäng? Fortnite. Kas teed promo? Ausalt, mine putsi. Sorry, ma natuke kuri olen. Aga see lihtsalt nii on. Kust tuli nimi Auka või A0GH? Väga lambist. Tehuraks küsib, miks alustasid YouTube'iga, kust mõtte said? Ma ei räägiks praegu sellest. T-Series küsib, kas tunned Kanada muhedat? Mina näiteks panen videotesse nii palju rohkem tund alla ja siis
mul oli isegi pooltki sinu subscriberitest. Matu 10 küsib, kui vana oled? 12. See on vähe. See on väga fucking vähe. Mis tuleviku plaanid on? Mul on nii savi. Kas sa suitsetad või oled proovinud? Sorry, see on nii fucking hale. Ei no, vaatasin videot päris pikalt edasi, kuni jõudsin huvitava küsimuseni. Mida on inimesed üksteiselt juba aegade alguses küsinud? GSM karupoeg puh. Kui sa võidaksid loteriiga 1 000 000 euri, mis sellega teeksid? Ma arvan, et ma lihtsalt ostaksin kõik asjad, mis ma olen alati tahtnud. Ma ei mõtle maja ja auto ja siukseid asja, vaid lihtsalt nagu mingi mänge, mingid mürtsi, siukseid mingi, mis iganes erinevaid mingeid. Näiteks nagu, no siukseid asju umbes nagu mingi Spotify Premium ja Netflix, nagu siukseid asju, mul on need olemas, aga noh, mingid nagu sarnased asjad ja lõpuks ülejäänud rahaga, ma ei tea. Kindlasti mingi osa ma isegi oleks nõus ära annetama, sest mul ei ole nii suure summaga mitte midagi teha ja ma lihtsalt, ma ei tea, teeksin sõpradele palju välja ja nii edasi, mis tahaks nagu suhkruissi põhimõtteliselt. Mida vittu? Ema, ma võitsin lotoga 1 miljoni! Hurraa! 5 eest ostaks Spotify Premiumi ja 10 lükaks Netflixi alla ja ülejäänud annaks kasside hoiupaika. Mul ei ole nii suure summaga mitte midagi teha. Tegelikult nali naljaks, su contentiga pole midagi viga. Peale selle, et seal puudub sarkasm või mingisugunegi üritus nalja teha. Respekt sulle, et sa uploadid pidevalt, mitte nagu mina, kes tõstab oma tuima perset korra 4 kuu jooksul voodist lahti. Hoia kõva, lase edasi nagu torust tuleb. Loodan, et te kõik õppisite mu tänasest videost midagi uut või panite midagi kõrva taha. Minu poolt kõik. Tänasele videole saab lõppsõna öelda meie kallis Aoka ise. Kuradi pede. Kuidas julged mitte Fortnite'i mängida? Mis sul viga on?